2 päeva tagasi, kui juudid üle kogu maailma mälestasid 6 miljoni mõrva, kinnitas üks oluline uuring, et 2025 aasta oli viimase enam kui 30 aasta antisemiitliku vägivalla ohvrite rohkeim aasta. Seega tahan ma täna esitada ühe lihtsa, kuid tõsise küsimuse. Mis tegelikult meid kaitseb? Ja võib-olla veelgi olulisem, mis ei kaitse? Mina olen Ilansel Diamant ja see on Põhiseadus. Enne kui me teemasse süveneme, toimub praegu ülemkohtus üks suurimaid õiguslikke, poliitilisi ja kohtulikke sündmusi Iisraeli ajaloo jooksul. Juhtum keskendub küsimusele, kas kohus saab või peaks sundima minister Ben-Gviri tagandamist ilma kriminaalse aluseta. Ja see juhtum puudutab valitsemise tuuma ning võib väga hästi põhjustada suure vastasseisu koalitsiooni ja kohtu vahel. Kuna see toimub just siis, kui me salvestame, käsitlen seda meie järgmises episoodis ja keskendun täna mitte Iisraeli kaosele, vaid millelegi, mida minu arvates Iisrael pakub juutidele üle kogu maailma. Ja sellega seoses pöördume tagasi antisemitismi olukorra juurde. Numbrid. Tel Avivi ülikool avaldas sel nädalal oma iga-aastase antisemitismi aruande. Eelmisel aastal tapeti antisemiitlikes rünnakutes 20 juuti, neist 15 Hanuka-pidustustel Bondi rannas Sydneys ja 2 Manchesteri sünagoogis Jom Kippuri ajal. Üldine juhtumite arv püsis kõrgel ka pärast Gaza relvarahu, mida teadlased kirjeldasid kui normaliseerunud reaalsust. Sama raport märkis, et füüsiliste rünnakute arv kasvas isegi riikides, kus üldine juhtumite arv vähenes ning et kogu maailmas on antisemiitlike juhtumite arv endiselt 10% kõrgem kui enne sõda. Ja nagu me siin sageli maininud oleme, registreeris FBI 2024 aasta andmetes Ameerika Ühendriikides suurima juudivastaste vihakuritegude arvu alates sellest ajast, kui agentuur 1991 aastal nende jälgimist alustas. Juudid moodustavad vaid 2% Ameerika elanikkonnast, kuid olid 70% kõigist usupõhistest vihakuritegudest ohvrid. Veel üsna hiljuti tundsid palju rohkem juute end palju rohkemates kohtades turvaliselt. AIC 2025 aasta uuringu kohaselt tunneb nüüd üle 9 Ameerika juudi 10 end USA-s juudina vähem turvaliselt ning see oli tõusnud võrreldes eelneva aasta 77%-ga. 55% ütles, et nad on viimase aasta jooksul antisemitismi hirmu tõttu oma käitumist muutnud. 41% on lõpetanud oma juudi identiteedi avaliku näitamise ning 30% väldib nüüd täielikult teatud kohti või üritusi. Vaid mõne aastaga on toimunud dramaatilised muutused ning nüüd oleme jõudnud uskumatuni, kus paljud teist suudavad tõenäoliselt meenutada vähemalt üht õõvastavat juudivastast vägivallajuhtumit, mis pälvis rahvusvahelist tähelepanu. Võib-olla oli see mai 2025 aasta 2 noore Iisraeli saatkonna töötaja Jaron Leshinski ja Sarah Milgrami mõrv, vaid paar päeva enne nende kihlumist. Või oli see eelmise kuu Hezbollah inspireeritud rünnak, kui mees sõitis bensiinist ja ilutulestikust tulvil veoautoga Michiganis asuvasse Temple Israeli. Teiste hiljutiste rünnakute hulka kuuluvad 3 Kanada sünagoogi tulistamine, Belgias Liège'is asuva sünagoogi pommitamine ja Rotterdami sünagoogi süütamine. 2026 aasta jaanuaris süüdati Jacksonis, Mississippi osariigis asuv sünagoog, kus hävitati toorarullid. Samal ajal levib holokausti eitamine kiiresti sotsiaalmeedias ning Teise maailmasõja varemetele rajatud rahvusvaheline kohus arutab Lõuna-Aafrika poolt Iisraeli vastu algatatud genotsiidi juhtumit, millega on liitunud üle 10 riigi. Ja näiteid tuleb aina juurde ja juurde. Antisemitismi järsk tõus. Tegelikult mitmes erinevas vormis ja korraga paljudest suundadest on tingitud paljudest erinevatest põhjustest. Ja ükski neist ei tohiks vähendada nende moraalset süüd, kes õhutavad antisemiitlikke vaateid ja tegusid. Aga mis mulle huvitavam tundub, on see, mil määral saavad mõjutatud inimesed ise midagi ette võtta nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Ja siin ma arvan, et me peaksime keskenduma küsimusele, kas me hindame meie vastu suunatud ohte õigesti. Ja kas märkimisväärsed jõupingutused, mida me teeme antisemitismi vastu võitlemisel. Juba täna keskendun peamiselt holokausti haridusele. Kas need toovad või üldse saavad tuua tulemusi, mida me sooviksime? Täna nõuavad 29 Ameerika osariiki holokausti õpetamist koolides. Riigid Austriast Austraaliani on vastu võtnud seadusi, mis kohustavad õpetama holokausti ja mõned keelavad holokausti eitamise täielikult.
USA holokausti mälestusmuuseum tegutseb avaliku ja erasektori rahastuse toel, mille aastane eelarve ületab $150 miljonit. Kokku räägime sadadest miljonitest dollaritest ja riiklikud, osariikide ja kohalikud jõupingutused üle kogu maailma selle teema teadvustamiseks. Uskudes, et selline haridus suurendab sallivust ja annab vahendid ühiskondliku vihkamise ning riikliku fašismi varajaseks tõkestamiseks. Aga milline on tegelik olukord? Noh Claims Conference uurib igal aastal teadmisi juutidest ja hoiakuid nende suhtes mitmes riigis ning peaaegu kõigi võimalike näitajate osas. Alates elementaarsetest teadmiste holokaustist, antisemiitlikest stereotüüpide äratundmisest kuni teadlikkuseni toimunust on tulemused olemas. Numbrid liiguvad vales suunas. Peaaegu pooled ameeriklastest ei oska nimetada ühtegi natside laagrit ega getot. Iga 10. noor ameeriklane usub, et juudid põhjustasid holokausti. Ja samal ajal on vihakuriteod rekordkõrged. Seega arvan ma, et on õigustatud küsida, kas praeguste holokaustiõpetuse vormide pooldajad on õigesti tuvastanud ohu ja selle lahendused. Nüüd on olemas tõsiseltvõetav mõttesuund, mis paneb vähemalt osa süüst meie ebapiisava reageerimise eest tänapäeva antisemitismile sellele, kuidas holokausti haridus üles ehitati. Mõned selle seisukohad on minu jaoks veenvad ja ma tahan neid jagada, kuid teen seda täielikus austuses nende inimeste ja organisatsioonide vastu, kes on sellele kiiduväärt missioonile pühendunud. Holokausti haridus läänes loodi eelkõige selleks, et õpetada kõigile universaalset õppetundi sallivusest ja eelarvamustest. Eeldati, et juudi vihkamine on lahendatud. Ja kriitikud väidavad, et selle paradigmas läks 3 asja valesti. Esimene on see, et see lähenemine loodi maailmale, kus teise maailmasõja ja holokausti mälestus oli veel elus. 2025 aasta Randi uuring näitas, et kõige enam kasutatud õppevahendid keskendusid peaaegu täielikult õudustele ega rääkinud peaaegu midagi antisemitismist, mis need võimalikuks tegi. Ajaloolane Daniel Green ütleb, et meie õppekavade aluseks olevad eeldused on lihtsalt, tsiteerin, võimetud vastama tänastele tingimustele. Teiseks, katsed muuta holokausti mõistetavamaks ja kättesaadavamaks, muutes selle loo üldiseks sallimatuse ja poliitilise segaduse looks, kustutasid selle, mis teeb antisemitismist ainulaadse, sest see ei ole lihtsalt tavaline vihkamine. Sellel on oma kindel loogika, sajandite pikkune traditsioon, kujutada juute ühiskonna hädade varjatud allikana. Dara Horn ütleb oma raamatus People Love Dead Jews ja 2023 aasta Atlanticu essees, kas holokausti haridus muudab antisemitismi hullemaks, selle otse välja. Peamine eeldus, mis on kestnud peaaegu pool sajandit, on see, et holokaustist õppimine kaitseb inimesi antisemitismi eest. Aga tema sõnul see ei kaitse. Teisisõnu, surnud juutide kasutamine sümbolitena ei pruugi elavaid juute aidata. Ja kolmandaks, keskendudes vanematele juudi vihkamise vormidele, ütlevad mõned, et jäime uuteks vormideks ette valmistamata. Theodor Nael Leht raamatus Scaffolding Anti-Zionism, The Hate We Missed näitab, kuidas antisemitism muutub ühest vormist teise, antijudaismist rassilise antisemitismi ja nüüd antisionismini. Mis selle juures aga tähelepanuväärne on see, et antisionism polnud uus. See on olnud juutide eksistentsi osa alates riigi loomisest. ÜRO resolutsioon, mis võrdustas sionismi rassismiga ja kehtis aastatel 1975–1991, on vaid üks näide. Ja siiski kulutas juudi kogukond kaua aega, püüdes teha selgeid vahet antisionismi ja antisemitismi vahel, mis tänapäeval peaksid olema üha vähem veenvad. Samaaegselt selle protsessiga, kui natside sümboolika muutus peavoolus mürgiseks, juhtus veel midagi. Genotsiidi, rõhujate ja ohvrite, toimepanijate ja süütute keel võeti akadeemilises maailmas juudi sisust tühjaks. See muudeti universaalseks ja pöörati seejärel Iisraeli vastu. Marlene Gallner jälgib täpselt seda Saksamaal, riigis, mis rajas erakordse holokausti mälestuskultuuri, leinates surnud juute suure pidulikkusega ning kasutas seejärel sama sõnavara elava juudi riigi hukkamõistmiseks. Tee Berliini holokausti mälestusmärgist rahvusvahelise kohtu genotsiidi juhtumini on tõesti nii lühike. Kuidas võiks välja näha teistsugune lähenemine? Mul on 2 kaugeltki mitte ammendavat mõtet, mida tahaksin teiega jagada ja ootaksin huviga ka teie arvamusi.
Need, kes seda saadet jälgivad, ei imesta, et minu arvates on üks võtmetest muuta seda, kuidas meie, juudi rahvas, mõistame ja õpetame seda ajalugu oma kogukondades. Pew Researchi andmetel on holokausti mälestamine Ameerika juutide jaoks kõige olulisem juudi identiteedi tunnus. 76% peab seda hädavajalikuks, olulisemaks kui usulised tavad, eetiline eluviis või Iisraeli eest hoolitsemine. Ja Briti juudid tunnevad samamoodi. Holokaust on kõige tugevam ühine kogemus, mis seob meid üle maailma. See samastumine tähendab tegelikkuses suure osa diasporaa jaoks keskendumist õudustele, toimepanijatele ja tapmismasinale. Palju vähem keskendutakse sellele tsivilisatsioonile, mis hävitati, elujõulisusele, perekonnaelule, õppimisele, huumorile. Ja tulemuseks on see, et paljud juudid teavad täna rohkem natsidest kui jidiši teatrist ja luulest ning rohkem Auschwitzist kui oma vana-vana-vanemate maailmast. Ja see tähendab, et see, mis hoiab diaspora juudi elu koos, on suuresti määratletud katastroofi, mitte uhkuse kaudu. Nii et ma ütleksin, et on aeg vaadet laiendada, nii sellele laiemale kui ka traagilisele ajaloole, mida oleme elanud läbi ajastute üle kogu maailma. Aga ka nendele isikutele ja lugudele, mis näitavad meie erakordset ellujäämist, loovust ja kangekaelsust. Ja mõelge vaid, enne holokausti elas Euroopas 9,5 miljonit juuti. See oli õpetlaste ja luuletajate, muusikute, kurtjate, jidiši teatrite ja sajandite jooksul kogunenud elutsivilisatsioon. Õpetada ainult seda, mida neile tehti, aga mitte seda, kes nad olid, tähendab nende pärandi karikeerimist ja jätab meid ilma võimalusest seda jätkata, ükskõik kus me maailmas ka ei elaks. Sügavam ja mitmekülgsem juudi identiteet võimaldab meil paremini tuvastada ja lahendada sellele suunatud ohte, olgu see siis seaduse, hariduse või muude vahendite kaudu. Lisaks sellele kerkib meie ajaloo rasketest peatükkidest esile üks selge sõnum. Meil on vaja armeed, mis meid kaitseks, ja riiki, kus saaksime üles ehitada õitsva ja õnneliku elu. See ei ole ainus põhjus, miks me vajame Iisraeli ja miks meil on sellel õigus, kuid see on kindlasti üks neist, mida ei saa tähelepanuta jätta. Ja kogu Iisraeli eksistents põhineb taassünnil ja lunastusel viisil, mis minu arvates paljude juudi kogukondade lugudes üle maailma puudub. Ma ütlen seda inimesena, kes on uhke ameeriklane ja kasvas üles just sellises kogukonnas. Ja on tähelepanuväärne, et 2025 aasta JFNA uuring näitas, et vaid 37% Ameerika juutidest peab end sionistiks. Ja minu jaoks on see märk sellest, et moodsa juudi elu kujundav lugu on kollektiivselt endiselt pigem õudus kui tagasitulek. Aga nagu ma ütlesin, kogu Iisraeli eksistents rajati vastupidisele eeldusele. Knesseti seadus, millega loodi Yad Vashem, nimetas selle päeva Yom HaZikaron Lashov Vehikiks, holokausti ja kangelaslikkuse mälestuspäevaks. Mitte ainult ohvreid, vaid ka võitlejaid, metsapartisaanide, inimesi, kes võitlesid vastu ilma millegita. Ja see oli teadlik valik, õppetund, mis tragöödiast kaasa võtta, on juutide julgus. Ja riik sündis sellest julgusest ning teeb selle julguse teoks. Iga Iisraeli juht, olgu ta parem või vasakpoolne, on seda usku kandnud. 1981 aastal andis Menachem Begin käsu hävitada Iraagi Osiraki tuumareaktor. Seda mõistis hukka julgeolekunõukogu ja Reagani administratsioon. 2 päeva hiljem pidas Begin pressikonverentsi, kus ta ütles, et juudi rahva ajaloos oleks toimunud veel üks holokaust. Mitte kunagi enam me kaitseme oma rahvast kõigi meie käsutuses olevate vahenditega. Sellest avaldusest sai doktriin, isegi kui seda ei rakendatud täiuslikult. Ja me näeme seda taas tegutsemas. Operatsioon Tõusev lõvi eelmisel juunil, operatsioon Eepiline raev veebruaris. Sest nagu te näete, Iisraelis võib-olla siin rohkem kui kusagil mujal tähendab mitte kunagi enam tõesti Am Yisrael Tšai. Ja see viib mind selle juurde, mida ma tegelikult tahan selle riigi kohta öelda. Olles uhke ameeriklane ja iisraellane, vaadates ette Yom HaZikaronile ja Yom HaAtzmautile järgmisel nädalal võimaliku sõja naasmise varjus. Ma tean, et paljudele juutidele diasporas tundub täna, et Iisrael on üks põhjusi, miks neid sihikule võetakse. Antisionismist on saanud suure osa tänapäevase antisemitismi levitamise viis. Aga ma tahan esitada vastupidise seisukoha.
kui sa oled kunagi käinud Yad Vashemis, siis sa kõnnid läbi katastroofi arhitektuuri ja kui sa teiselt poolt välja tuled, avaneb su ees Jeruusalemma panoraam. Dünaamiline, kuid iidne, täis vaidlusi ja elu. Me vaatame nüüd ette Yom Zikaaroni poole, mis on päev enne Yom Ha'atzmauti. Ja taaskord tähistame ja leiname oma ohvreid, kuid lõpetame selle päeva rõõmsa taassünni ja suveräänsuse tähistamisega. Nii hävitatu kui ka ellujäänu pärand elab siin elavalt, trotslikult ja uhkelt edasi ning see põrkab ja taastub tänavatel, ülikoolides ja šabatilaudade ümber. Ja kui ma mõtleksin, kuidas täpsustada seadusi ja haridusprogramme, mille oleme juutide vastasuse vastu võitlemiseks kehtestanud, siis alustaksin ma kõigepealt selle eelduse mõistmisest. Et me peame õppima, et julgus, võimekus ja uhkus on vastumürk julmustele ja ohvri rollile. Et me peame jõuliselt kaitsma end juudi vihkamise eest, ükskõik millisesse moraalsesse rüüsse see ka ei riietuks, ning et antisemitismi igikestvas olemuses peitub ebamugav tõde, millega tuleb silmitsi seista. Nüüd, kas selle sõnumi omaks võtmine tähendab teistsuguste edumõõdikute loomist, ressursside ümberjaotamist või isegi seda, et välismaal tuleb muuta holokausti mälestamise viise? Meie ja järgmise põlvkonna õpetajate ning juhtide ülesandeks ja kujundada uus õppekava, mis inspireeriks tulevast põlvkonda ja muudaks meid valguseks rahvastele, sealhulgas meie enda rahvale. Mitte kunagi enam on nii palve, eetiline kohustus kui ka püüdlus. Kuid Amisraeli hai häbenematu rõõm ja julgus on see, mis annab sellele jõu. Juudi rahvas elab. Näeme järgmisel nädalal.